Tere tulemast tagasi siia karjääristuudiosse. Mina olen endiselt Andra ning täna on meil külas üks väga huvitav noor neiu, Marri. Tšau, Marri! Tšau, Andra! Me pole päris kaua näinud, arvestades, et kooli lõpust on nüüd kui palju... Mingi kuu. Ja Marri on tegelikult mu üks väga tore klassiõde ning ma tean, et... Marri on alati kehalise tunnis aktiivne tüdruk, kes pannakse alati võrkpalli mängima. Ja täna ma tahan tegelikult natuke rohkem teada sellest võrkpallist, sest ega ma sellest võrkpallist just väga palju ei tea. Nii et kuule Marri, ütle mulle ausalt. Me kõik teame, et sa käid võrkpallis, sa käid palju trennis, sa meeldid kõigile, kui sa pead seda võrkpalli mängima, sul on mingid pikad käed, jalad, igale poole jõuad sellele pallile järgi, aga kui kaua sa tegelikult võrkpalliga tegelenud oled? No ma läksin võrkpalli 3. klassis, nii et 8 aastat on nüüd täis. Et kui sa mõtled selle pealt, kui sa oled seda mänginud, siis ei tundu üldse nii pikka aega, aga tegelikult kui sa need aastad kõik kokku paned, siis vist on päris palju. Aga mis on siis need võrkpallivõlud? Issand, mul juba keel on sõlmes. Aga need võlud, miks sa sinna läksid seal 3. klassis? No meil tuli sinna üks hästi tore treener, kes kutsus kõiki siis klassist võrkpalli, sest meie kool oli nagu võrkpalliga tihedalt seotud. Ning siis kõik mu sõbrad läksid ja ma mõtlesin, et ma lähen ka. Ja siis ma jäin sinna. Ehk siis sa läksid nagu algselt nagu vooluga kaasa pigem? Jaa, sest et jah, kõik teised läksid, aga nüüd ma olen ainuke sellest seltskonnast, kes nagu jäi sinna ja kes on sellega nagu pikemalt tegelenud. Aga ütleme, et mis sind praegu võrkpalli juures hoiab? Kas see on lihtsalt sinu jaoks nagu juba rutiin või sa tunned, et see on nagu see sinu ala, millega sa tahadki tegeleda ja võib-olla ka tegelema jääda? Või nagu mis sa tunned, et mis see võrkpall nagu praegu sinu jaoks on? No minu jaoks on juba see, et nagu seal on nii tore seltskond ja ma olen kohtunud nii huvitavate inimestega ja ma ei usu, et ma sellega nagu professionaalselt kunagi tegelema hakkan, aga kogu see nagu seltskond ja nagu osalt on see rutiin, et ma olen nii harjunud sellega ja nagu ma ei ole kunagi nagu väga mõelnud, et ma enam nagu ei taha sellega tegeleda. Et jah, nagu peamiselt nagu seltskonna pärast, sest et nagu need on väga toredad treeningud ja nagu nad on kõik mu sõbrad, nii et see on nagu väga äge. Aga kuidas treener on näiteks, et kas sa võtad teda kui treenerit või sa võtad teda ka nagu kui sõpra? Ta on ikka rohkem nagu treener, et ta on meist oluliselt vanem, nii et siis rohkem nagu selline eeskuju, kellele sa saad nagu ta järgida ja nagu kuulatada nõuandeid. Aga muidu vaatad ka võrkpalli või mängid lihtsalt? Ei, ma vaatan ka võrkpalli, kui ma nagu Instagramis jälgin, mis toimub ja kui ma satun vaatama neid mänge, mis telekast üle kantakse, siis seda on alati väga huvitav näha. Aga kui tihti sa näiteks trennis käid, kui intensiivsed on need võrkpallitreeningud? No see oleneb, nagu kooli ajal meil on 4 korda nädalas trennid, mõndadel klubidel on rohkem, mõndadel vähem. Ja treenid on niimoodi, kuidas kunagi, et mõnikord on hästi selline raske ja teeme rohkem nagu harjutusi ja tehnikat, aga mõnikord on ka lihtsalt mängutrennid, et kus me saame just nagu seda ühte mängimist nagu harjutada. Aga on mõni selline harjutus, mis on sinu jaoks siiamaani väga raske? Tuleb sul mõni selline äkki meelde? No pigem lihtsalt nagu selline, kus sa pead nagu hästi pikalt nagu tegema mingid hüppeharjutusi, mingi blokiharjutusi jooksma erinevatest kohtadest järgi pallile ja niimoodi, et see nagu väga võtab päris läbi. Aga kas, ütleme, võrkpall on ainuke trenn, kus sa käid? Jaa. Aga kas sa kuidagi nagu üksinda ka nagu valmistud nendeks treeninguteks, et näiteks käid veel lisaks sellele ise jooksmas või teed kodus ise mingid harjutusi? Ja nagu füüsilisi harjutusi teeb ikka vahepeal ise, kui selline motivatsioon jagub, et kõige suurem jooksmise fänn ei ole, kuigi ma mõnikord nagu surun ennast sinna jooksma. Aga üldiselt see on rohkem see, et kuna see on tiimimäng, siis muidugi sa valmistad ette, mõtled, mida sa võiks teha ja kõike, aga kunagi nagu ei tea, et kuidas... Et sa lähed sinna trenni kohale ja siis sa nagu saad selle nagu vaimu endale sisse.
kindlasti on sul ka äkki mõni eeskuju, kelle moodi sa mõnes mõttes tahad olla, et sa tead, et võt tema on üks väga hea mängija, et ma tahan ka täpselt sama hea mängija olla. Kas sul on keegi selline iidol, eeskuju? Ma ei tea, kas mul niimoodi konkreetselt on, aga nagu lihtsalt on väga tore vaadata nagu neid professionaalseid mängijaid, kes mängivad tõesti tipptasemel. Ja meestekoondises on Ardo Kreek, kes käis ka nagu noorena meie klubis. Et seda on nagu väga kuidagi nagu põnev vaadata, et kuhu ta on jõudnud. Ja naiste kapten on muidugi väga äge, ta on ka sidemängija nagu mina. Ja et ma ei oska öelda, kas ma nagu tahaks täpselt olla nagu nemad, aga nagu, et neid on nagu lihtsalt väga äge vaadata, kuidas nad mängivad. Aga sa mainisid, et professionaalselt sa ilmselt tegelema ei hakka võrkpalliga, aga miks? Ma arvan, et ma ei ole kunagi olnud nagu selline kõige suurem staar platsil ja nagu see ei ole nagu see professionaalne sport ja tippsport ei ole mind kunagi nagu tõmbanud. Et mul on väga tore nagu võrkpalli mängida nagu hobina ja nagu see ongi see, mis mulle meeldib, et nagu et teha seda nagu rohkem vabamalt, mitte niimoodi, et sul on mingi surve peal. Et selline surve või see selles mõttes nagu ei köida sind, vaata mõnel on jälle samas vaja sellist nagu pinget või mingit motivaatorit, et miks ta seda teeb, aga sul on just vaja sellist, et ma tahan ja mulle meeldib. Jah. See on tegelikult väga äge, sest ma mäletan, kui ma kunagi käisin ratsutamas kunagi, siis oli samamoodi, oli nagu 2 teed, oli see, et kas sa nagu pürgid sinna sellise tipptaseme poole või sa nagu lased sellises hobi korras. Ja tegelikult mulle ka siin nagu see tipptaseme surve mulle nagu ei meeldinud. Sa pidid kindlad need rutiinid ja asjad, need olid tegelikult toredad, aga kuidagi selline pinge, et sulst oodatakse äärde nii palju, sest sa ju tahad saada tippsportlaseks vaata. Aga tegelikult asju peabki nautima ja tegema niimoodi, et need meeldiksid sulle. Aga kindlasti on ka igas spordialas palju selliseid vigastusi. Kas sa oled ka sattunud mõnda sellisesse olukorda, kus sa pead lahkuma näiteks platsilt mõne vigastusega? Mul endal isiklikult nagu ei ole, ma olen väga nagu, mul on vedanud selles suhtes, et kõige hullem nagu vahepeal läheb nagu näpp natuke halvasti, on mõned päevad paistes või nikastad natuke jala ära, aga mul ei ole kunagi väga hullult midagi olnud. Nagu sellised sinikad ja tõmbad naha maha, see on nagu hästi selline tavaline, et seda sa nagu ei pane tähele, see juhtub iga trenn nagu. Seda on olnud, et nagu mõned korrad on nagu põlved olnud ikka väga sinised ja laigulised, aga võib-olla see on mu enda viga, et ma kuidagi valesti nagu kukun sinna niimoodi pallile järele. Aga seda on küll olnud nagu, et platsi pealt nagu kõige tihedamini juhtub see, et võrgu all plokki hüpates või üles hüpates astud nagu kõrval platsi mängija sellele või vastasplatsi mängija jala peale, et läheb kuidagi halvasti, tegelikult ei tohi jalga teise platsi peale panna sealt võrgu alt läbi, et astud selle jala peale ja siis sa nikastad selle ikka väga korralikult ära, et ei saa edasi mängida ja ma olen näinud ikka väga tõsiseid selliseid paistetusi küll, kus ma olen pidanud nagu tiimikaaslast nagu platsi kõrvalt nagu autosse vedama ja niimoodi, et kus on olnud. Aga jah, et selliseid ikka juhtub. Ja ükskord ma nägin, kuidas vastasmängil oli nagu kõrvarõngas, see, mis käib sul nagu see pikk, see, ma ei mäleta, mis see nimi on, käib nagu kõrvast läbi ja siis tõmbas just võrgu juures niimoodi, et ta oli kõik siit verine. Et nagu mõnikord sellist asju küll juhtub ja nagu siuksed näpu- ja jalavigastused on päris tihedad. Ja võrkpalluritel lähevad ikka need põlved ja selg võib läbi minna ja need, kes nagu väga intensiivselt tegelevad sellega, siis neil on nagu rohkem seda. Aga kuidas sa ise tunned, et oled ka näiteks liiga tugevasti vahest selja ära tõmmanud või niimoodi, või tunned, et nende aastate jooksul, et näeb mu põlved on natukene nagu kehvemaks jäänud või selga annab vahest rohkem tunda, kui peaks või midagi sellist on? Ma isegi vist ei ole, et kuna ma ei tegelegi sellega nagu nii intensiivselt, siis äkki see on tulnud sellest või siis mul on lihtsalt vedanud, et mida ma lihtsalt olen märganud, et mul on hakanud põlved kraksuma millegi pärast, et kui ma nagu teen kükke või midagi, aga muidu küll mitte. On sul ka selliseid hetki olnud, kus sa, ütleme, trenn on halvasti läinud või mõni võistlus on halvasti läinud ja sa tunned, et mina ei taha enam võrkpalliga tegeleda? On sul sellised madalseis olnud? No kindlasti on, et
see esmane pettumus või see, et kui läheb trenn väga halvasti ja et see tuju läheb küll alla mõnikord, aga samas nagu need lähevad ka ruttu üle, et lähed peale seda võtad tavaliselt on paar päeva puhkust ja siis, kui on mingid võistlused olnud, ja siis lähed uuesti trenni ja siis läheb lihtsalt nagu eluga edasi, et juhtus, mis juhtus ja lihtsalt tiim nagu tegelikult on kokkuhoidev ja kõike, nii et kõik nagu andestavad üksteisele ja aitavad nagu tunda rõõmu tegelikult sellest, et kõik koos saame mängida. Aga kui tihti te näiteks võistlustel käite või kui tihti üldse võrkpallivõistlused toimuvad? No tegelikult, kui on nagu tavaline aasta, kui me nüüd ei vaata seda pandeemiat ja kõike, siis on niimoodi, et on äkki ma ei oskagi nüüd täpselt arvu öelda, äkki mingi nagu neid peamised võistlused, mis viivad siis nagu Eesti meistrivõistlusteni või nagu niimoodi, siis on 6 äkki või midagi sellist, see nagu oleneb sellest, et kas sa nagu võidad või sa kukud kuhugi teise alagruppi ja siis sa pead mingid vahemänge tegema, midagi sellist. Aga mõnikord on ka nagu sõpruskohtumised, mis siis on nagu, neid on äkki paar tükki aastas. Et neid kuidagi nagu jagub või nagu samas on ka mõnusalt nagu vahesid, kus ei ole neid. Kas treeningutes on mingid siis nagu muutused ka, et kui te teate, et võt näed järgmine nädal on näiteks võistlused, et te teete trennides midagi teistmoodi kui tavaliselt? No ilmselt me siis teemegi rohkem nagu seda päris mängu, et saada nagu rütmi meeskonnaga kokku. Et jah, et siis on rohkem nagu mängutrenne ja siis nagu treener on kõrval, juhendab, kuidas nagu peaks tegema ja neid asetusi, et võrkpallis sa võid ju nagu, et kuidas mängijatega on, kes põhitiimis platsil on ja niimoodi. Et siis me harjutamegi rohkem seda, kuskil ongi nagu nädal enne äkki. Aga kuidas sul endal võistlustel muidu meeldib käia sul? Jah, mulle, seal on nagu alati tore, see on ilmselt see, et sõidad kuhugi, eks ole, mõnikord on Tallinnas ka, aga tihtipeale ei ole. Sõidad kuhugi tiimiga, nagu see on väga tore. Nagu mängu ajal see nagu oleneb see, et kas sa saad nagu selle mängutunde kätte ja sa nagu tuleb hästi kõik välja, aga samas kui on selline päev, et ei tule välja, eks ole, et kõik nagu vastastiim on ikka korralikult tugevam, siis see võib olla veits selline pettumust valmistav. Aga näiteks, millal sa käisid üldse viimati võistlustel nüüd? Kas see oli väga ammu aega tagasi? Ma arvan, et see oli äkki aasta nagu septembris kuskil, nagu eelmises, sest et nüüd 2 aastat tegelikult ongi väga kurb, et me ei ole saanud nagu tiimiga väga mängida ja väga paljud tüdrukud nagu see aasta lõpetasid ära vaata, sest et lõpetasid 12. Nii et siis neil sai nagu meie klubis nagu läbi see ja nii et nagu sellega on küll veits kurb, et nagu see pandeemia ja kõik, et ei olnud lubatud neid tavalisi võistlusi teha, nii et seal jäi kõik ära ja kui me pidime olema isolatsioonis, siis trenne üldse ei toimunud. Aga kuidas te üldse nagu hoidsite sellist positiivset meelt või seda motivatsiooni, et üldse edasi tegeleda, kui see pandeemia kõik oli ja ei saanudki käia võistlustel, ei saanud käia trennis, et kuidas näiteks sina hoidsid endas seda meelsust, et ma ikka tahan jätkata sellega, et ma ei jäta pooleli? Ma ei tea, mul on kuidagi alati olnud niimoodi, et ma ei taha nagu asju pooleli jätta või nagu põhimõtte pärast isegi siis, kui ma võib-olla ei ole kõige tugevam mängija platsil või midagi sellist, siis nagu mul ei meeldi nagu asju lihtsalt nagu alla anda või nagu niisama ära lõpetada, sest et ei tule välja. Et ja kuna nagu kõik need tiimikaaslased, need on nagu, võib-olla kõigiga ei suhtle igapäevaselt, aga nagu osadega ikka sa nagu suhtled väga tihedalt, siis ei olnud nagu seda, et ma ei viitsi enam tagasi minna, et siis kui öeldi, et nüüd on jälle trennid, siis oli küll tore nagu uudis. Ma ikka mõtlen, et see koroonaaeg või kõik see, kui me oleme pidanud lukustatud olema, et siis just sportlaste jaoks on see tegelikult minu meelest nii keeruline, et võrkpall on ju väga selline meeskondlik, et see ühtne vaim ikka peab olema, aga see on ainult imetlusväärne, et on suudetud hoida seda head vaimu ja mitte alla anda. Aga on sul ka mõni võistluskoht, kuhu sa tahad alati tagasi minna? Mõni siine lemmikkoht, et ma täiega tahan sinna võistlema minna? No Tartus on alati tore käia, sellepärast, et siis me ööbime Tartu hotellis ja seal on väga hea hommikusöök ja kõike ja et nagu, kui me peame kuskil tiimiga ööbima midagi, siis on alati tore, siis me nagu räägime juttu hotellitubades ja nagu
nagu veedame lihtsalt nagu seal võistluste kõrval nagu rohkem aega ja nagu nalja saab alati ja see on alati nagu nii tore. Et kõik selline melu ja kõik see käib ühe võistluse juures kaasas siis? No kindlasti, noh. Et jah, et sa saad nagu rohkem nagu lähedasemaks nende inimestega. Ja nagu see on see, mis mulle nagu kõige rohkem meeldib selle juures, et nagu üks asi on see mängimine ja seal on muidugi see nagu pinge, mis on nagu osalt selline, et kui sa teed hästi, siis on nagu väga hea tunne seal platsil olla, et sa nagu tegid nii ilusti selle praegu. Aga jah, et nagu alati on see, et kui läheb äkki halvasti, siis see nagu veidike nagu tuju kohe langeb niimoodi, aga selle nagu mulle meeldib võrkpall sellepärast, et see ongi nagu tiimimäng ja kõik nagu, sul on alati keegi seal kõrval ja see nagu sind rohkem motiveerib, et ma arvan, et ma nagu üksi ei suudaks nagu mingi kergejõustiku või mingi sellisega tegeleda, et nagu iseennast motiveerida, et sa rohkem nagu teed ka seda nagu kellegi teise pärast, et nagu, et ka neil läheks hästi. Aga äkki sa kirjeldaks, kuidas hakkab sinu jaoks võistluspäeva hommik? Kas sa, ma ei tea, pakid mingeid asju või kuidas sa nagu valmistad ennast ette, et võt, nüüd on vaja varsti mängima minna? No ma ärkan üles, eks ole, teen oma toimetused, panen endale need trenniriided selga ilmselt või noh, kas ma panen need vormi võib-olla kohe ei pane selga, aga need dressid, see on väga mugav. Ja siis on hommiksööki ja siis me lähme bussi peale ja siis seal vaatame, kellega meil mängud on, mida me peaks ootama sellest, siis ja mis me nagu see, mida me saavutada tahame, et kuhu jõuda tahame. Ja lihtsalt võtta nagu võib-olla nagu vabamalt natuke rahulikult istud näiteks bussis, räägid sõbrannaga juttu. Et mängueelset närvi võib-olla ei ole nii palju, võib-olla lihtsalt siis, kui sa ma arvan, kõige pingelisem on isegi nagu need esimesed sekundid, kus sa pead sinna platsile nagu minema ja mäng päriselt käima hakkab ja siis sa nagu vaatad, kas mäng läheb käima, ei lähe käima. Aga ühel hetkel sa nagu unustad ära selle nagu närvi või midagi, et siis sa lihtsalt mängid. Aga noh, sa mainisid seda võistlusvormi. Äkki ma üldse ei tea näiteks, et millest koosneb võrkpalluri võistlusvorm, et mis seal täpselt on, et mis asjad sul siis seljas on täpselt? No igal tiimil on enda särgid, kus on siis need numbrid ja nimed peal. Ja mis sinu number on? Minu number on 10. Ja seal on nimed peal, siis kui on nagu sellised professionaalsed võistlused ikka nagu, siis ja ametlikud võistlused, siis on oluline, et sul on seal nimi ja number ja kõik asjad olemas. Ja siis treener kirjutab üles, kus mingi number platsil seisab. Ja siis on lühikesed püksid. Või siis sa võid ka poolpikki kanda, aga siis on niimoodi, et terve tiim peab olema nagu ühtselt, et kas kõik kannavad lühikesi või kõik kannavad poolpikki. Ja siis põlvekaitsmed, kes soovib, ning siis on võrkpalli jalanud või noh, tossud. No, neid on selliseid, et on nagu professionaalsed võrkpalli jalanud, mida müüakse. Aga sina kasutad kogu aeg põlvekaitsmeid või kuidas? Ma kasutan seda pärast, et see kuidagi annab sulle sellise julguse või nagu sa lähed nagu kergemini pallile järgi, et kui sa nagu oled kohe algusest peale hakanud põlvekaitsmega nagu tegema, siis sa nagu see annab sulle hea nagu, et ilma põlvekaitsmeta on natuke selline paljastunne või nagu, et sul ei ole nii suurt seda, et lähed pallile kohe järgi või midagi sellist. Et ma olen nagu harjunud põlvede peale kukkuma kuidagi, et võib-olla see pole kõige parem, aga noh, nüüd on seal natuke vähe juba, mida teha. Aga ma tahtsin veel küsida nende jalanõude kohta. Et kui tihti sa näiteks pead neid vahetama, kas neil on, ma ei tea, mingi kindel eluiga või kuidas näiteks sina oma jalanõusi valid, et on sul mingi kindel mingi firma, kelle omi sa nagu eelistad, et tunned, et võt, see üks kindel firma, need on minu jalale kõige õõravad, ma tunnen sealt kõige mugavamalt. Mul ei ole kindlat firmat, võrkpallijalanil on lihtsalt oluline, et sa nagu ei libiseks ringi nendega, et mul on olnud ka selliseid jalanõusid, mis ei ole nagu olnud täiesti nagu õiged ja siis ma lihtsalt libisingi seal platsi peal ringi, et ei saa nagu seda nagu pidama, et sul on vaja saada nagu pidama ühe koha peale, et sa ei libiseks ringi nendega. Ja ma vaatan lihtsalt, ma lähen poodi, vaatan, mis mulle sobib, mis on nagu mugav. Ja eluaeg nagu oleneb, mõned vahetavad iga aasta, mõned saavad 3 aastaga hakkama, see oleneb, kui ära sa kulutad need, et kindlasti, kui sa nagu tõesti oled väga-väga aktiivselt tegeled nendega, siis ilmselt need lähevad vaata kiiremalt läbi. Aga kui sa nii tihedalt ei tegele, pluss siin
pandeemia ajal me ei ole nii palju saanud nagu, ei olegi neid nagu kasutanud, siis need on kauem kestnud. Aga seda tahtsin ka veel teada, et sina kui selline võrkpallur, kas sul kodus, kas kodus ka kuidagi keegi veel äkki mängib sul võrkpalli kodus, ei? Ei, mu vanaema mängis kunagi, aga muidu mitte väga või nagu osatakse nagu põhimõtteliselt mängida, aga keegi ei ole nagu otseselt käinud võrkpallitrennis või midagi. Aga pere on sul toetav selles, et sa võrkpallis käid? Ja ikka, nad on nagu mina, nad on nagu harjunud, et ma käin seal, kuigi mulle väga ei meeldi, või ma ei ole kunagi lasknud neil nagu võistlustele tulla midagi, sest see nagu lisab veel pinget ja siis nagu kuidagi selline häiriv, et nad oleks seal, aga muidu nad on toetavad, et ma käin trennis, peaasi, et ma nagu liigun ja teen seda, mis mulle meeldib. Kindlasti on sul ka mõni selline huvitav või selline eredaim mälestus, kas siis mõnest treeningust või võistlusest, kas sul tuleb kohe mõni meelde, et mida meenutades sa oled nagu, et võt, see oli lahe ja täiega mõnus seltskond näiteks oli või? Ma ei tea, kas mul on nagu konkreetset mälestust, nagu ongi, et selle tiimiga nagu, kes meil oli või nüüd on nagu väga paljud ära läinud, siis nagu on nagu nii palju saanud naerda või nagu mõnikord on sellised vabamad trennid, kus võib-olla treener ei ole nii palju nagu platsi kõrval ja niimoodi. Ja siis on ka nagu saanud nii palju nalja ja nii palju nagu naerda. Ja mõned aastad tagasi me käisime nagu suht tihedalt, käisime nagu välismaal võistlustel, nagu sõpruskohtumistel ja niimoodi. Ja see oli nagu väga äge, nagu mingi bussisõidud, nagu sellised pikad ja me käisime Rootsis nagu kruiisilaevaga ja lõbustuspargis nagu lihtsalt sinna juurde, et see oli väga äge. Väga vinge. Ja seda võiks ka korra tegelikult küsida, et kui ütleme, sina oleksid hetkel treener, kujutame ette, et sina oled selline võrkpallitreener meil, siis miks peaksid lapsed või noored tulema võrkpalli mängima? Mis on see? See on huvitav küsimus. Jaa. Miks nad peaksid tulema võrkpalli mängima? Kusjuures sinna juurde ma võiks veel öelda seda, et miks ma valisin ka võrkpalli, on sellepärast ma arvasin, et siis ma ei pea palju jooksma. Et ma ei taha minna jalgpalli, et seal ma pean nii palju jooksma. Ja et kui ma lähen võrkpalli, siis ma ei pea üldse nii palju jooksma, et seal nad platsi peal seisavad põhimõtteliselt. Selles ma pidin natuke pettuma, sellepärast, et jooksma ma pean ikka päris korralikult. Aga miks lapsed võiksid võrkpalli tulla? Ma arvan, ongi sellepärast, et see on selline väga äge tiimimäng. Ja see üldse annab nagu sellised nagu nii palju tutvusi või sellist nagu, mis teiste inimestega ühendab, et isegi siis mõned ei käi trennis midagi sellist, aga mul on palju tuttavaid, kes on nagu, et lähme nüüd täna randa võrkpalli mängima või et nagu, et on ise ära õppinud selle ja siis nad kutsuvad sind kohe ja sa oskad, et see nagu ühendab kuidagi inimesi. Ja mulle nagu üldse meeldib see nagu kogu selle nagu idee poolest või nagu milline see on, et see ei ole nagu mingi jalgpall või selline korvpall, kus kogu aeg üksteise vastu mingi nühitakse niimoodi, et sa saad nagu, no kuidagi nagu seda personaalset ruumi seal ka, aga samas sa pead nagu mõtlema kuidagi nagu targalt ikka, kuidas sa nagu teed kõike. Ja see mulle väga meeldib selle juures ja ma arvan, et see võiks ka nagu lastele meeldida ja see annab nagu selliseid. See on nagu väga nagu, seal on väga palju erinevaid asju, et sa saad nii hüpata kui joosta, kui nagu füüsilist trenni teha ja üldfüüsilisi harjutusi ma mõtlen, et see on kuidagi, et kõik, et sa ei ole treeni mingit ühte kohta või midagi sellist, et see nagu väga paneb liikuma ja kogu see tiimimäng seal juures nagu motiveerib seal käima, et sul on keegi, kes käib suga koos. Väga hea, et sa mainisid seda rannavõrkpalli. Sina mängid ainult platsi peal või olete ka näiteks rannas mingitel võistlustel käinud? Või kuidas see on? Ma ei ole ise rannavõistlustel käinud, mul on tiimikas, kes on käinud ja neid saa on rohkem see, et sa nagu vabatahtlikult paned ennast kirja ja niimoodi. Ja nagu rannas, mulle meeldib nagu sõpradega niimoodi veidike vabamalt, aga nagu see, kus need võistlused, need nagu tegelikult rannas mängida on väga raske seal liiva sees ja hüpata ja teha nagu, sa liigud palju aeglasemini ja sa pead nagu seda hoopis teistmoodi nagu tunnetama ja arvestama kõik selle tuule ja sellega. Aga nagu treenisiseselt me teeme küll nagu rannavõrkpalli ja laagrites nagu
meil on ka üks selline päev, kus me käime nagu eraldi, nagu meil on rannaturniir nagu trennisiseselt 2-2. Ja siis jah, et see on alati olnud väga põnev. Kindlasti on sul ka kuskil, ma ei tea, kapi peal või paar medalit äkki? Ja see mõttes, et neid medaleid on nii, no viimased aastad nagu meil ongi need parimad aastad meil nagu möödas, kus meil ei olnud võimalust nagu seda ennast nagu proovile panna ja nagu saada mingit väga head kohta. Aga neid, noh, mõnikord on küll nagu mingi sõprusturniire saadud häid kohti ja kõike seda. Ja seal laagris ka, seal antakse selliseid medaleid, et kus on nagu, meil tehakse mingid võistlused ja siis on nagu õhtuti on mingid turniirid ja asjad. Ja siis nagu neid medaleid on nagu küll tulnud. Aga noh, see on rohkem selline seltskondlik, et võita midagi või sellist. Aga mis on parim võistlus sinu võistkonnal? Kui sa tead, et see mäng läks päriselt hästi, me saime veel poodiumile, meil et super nagu hea tunne jäi ka, et vot see läks väga vinget läks see võistlus. Ma ei mäletagi nii palju, et me ei ole ju 2 aastat mänginud või nagu saanud nagu võistelda. Et enne seda me vist jäime kuskil 4. või midagi sellist. Et ja enne seda siis ma reaalselt ei mäletagi, et on olnud nagu väga selliseid nagu üksikuid selliseid ägedaid mänge nagu eraldi, kus sa nagu on olnud nagu hea, nagu tugev tiim vastas. Ja siis oleme nagu ära teinud ja ise ka üllatanud ennast, et vau, et me tegime ära selle, et ma mäletan, et ükskord oli, et kuna meil koolis nagu väga paljud võrkpallurid, kes mu tiimis käivad, siis põhimõtteliselt meie kooli võrkpallitiim, siis kui käime koolide vahelistel, on ka meie enda tiim, et see on alati nagu. Ja ma mäletan, nagu kui me olime päris väikesed, siis oligi üks väga tugev tiim vastas ja siis me nagu niimoodi võitlesime ja siis me võitsime ära selle ja siis see oli nagu väga äge. Ja tegelikult, kui tulla tagasi nüüd siia laheda koolipäeva selle konverentsi raamesse, siis ma küsin alati kõigilt ühte kindlat küsimust. Ja ma tahan, et ka sina vastaksid sellele, et mille üle oled sina täna tänulik? Ma olen väga tänulik sellele, et mul on nii ägedad inimesed minu ümber ja nii toredad sõbrad ja pereliikmed, et seda nagu, et sellele ma olen väga tänulik. See on nii armas. Aga mul on nii hea meel, et sa üldse tulid täna. Aitäh kutsumast. Natuke avasid seda võrkpallimaailma mulle ja ma loodan ka noortele, kes meid kuulavad, vaatavad. Ja teistega kohtume siis juba järgmine kord. Ja Marri, sinuga vist kohtume koolis. 12 klass. 12 klass, lähme. Aga tšau!